olen mina gastroenteroloog ja juhtivarst siin Ida-Tallinna Keskhaiglast ja tahan rääkida täna COVID-19 vaktsiinidest. Miks see vajadus on olemas ja kuidas see mõte tekkis sellist ettekannet teha? Osakondas rääkida inimestega, õdedega selgus, et inimestel on hirm, mure vaktsiinide kohta, palju küsimusi, millele nad siiamaani vastust saanud ei ole, mis on arusaadav, sest COVID-19 on uus haigus, sellega on seatud palju ebakindlust, ka teadlased ei tea hetkel veel kõiki, samas kehtib ka COVID-19 vaktsiinide osas, mis on nüüd alles umbes 6 aega turul ja kasutusel. Seega need küsimused, mida õdedel olid näiteks see, kas vaktsiinide väljatöötamine oli võib-olla liiga kiire, kas need on ohutud, osaliselt on vaktsiinidel uued toimemehhanismid, siis muidugi on informatsioon haiguse ja vaktsiini osas internetis olemas, kuid mitte igaüks ei pruugi seda ka leida ja sellest aru saada ja informatsioon on ka internetis vahest napisõnaline. Samas levib eriti sotsiaalmeedias ka palju veerinformatsiooni ja see süvendab jällegi inimeste hirmu. Et seega mina tegin seda ettekannet, et kõige olulisematele küsimustele vastust anda ja võimalikult arusaadavalt ja ma loodan, et see ka õnnestub. Need on need põhiküsimused, mida minu meelest on inimestel seoses COVID-19 vaktsiinidega, mis on üldse vaktsiinide toimemehhanismid, kuidas töötavad eriti need mRNA-vaktsiinid, mida me hetkel Eestis kasutame. Muidugi see küsimus, kas üldse on COVID-19 raske haigus, kas vaktsineerimine on üldse vajalik, kas vaktsineerimine hoiab haigestumise ära, mis on mRNA-vaktsiinide kõrvaltoimed, mitu inimest on üldse juba vaktsineeritud, kas oleme katsejänesed või on seal juba piisavat hulk inimesest vaktsineeritud, kas ma võin haigust levitada ka pärast vaktsineerimist, kas vaktsiin mRNA muudab minu DNA-d, kas vaktsiin on rasedatele ohtlik või tekitab näiteks viljatust ja kuidas on COVID-19 mõju rasedusele. Alguses võib-olla räägin sellest, et kuidas oli see COVID-19 vaktsiini väljatöötamise protsess ja miks see õnnestus oluliselt kiiremini välja töötada kui tavaliselt. Siin paremal pool on see nagu saksakeelne graafik, kus nad näitavad, kuidas see vaktsiiniravimite väljatöötamine tavaliselt toimib. Siin on välja toodud, et see võtab keskmiselt 8 kuni 17 aastat aega, see on väga kallis protsess, muidugi 300 kuni 800 miljonit eurot võib see maksma minna ja tavaliselt töötab see niimoodi, et esialgu teadlased uurivad laboris, millise kas bakteriga, viirusega tegemist on, kus on need kohad, kus see immuunsüsteem võiks vastu töötada, siis tulevad loomakatsed, see võtab jällegi 2 kuni 5 aastat aega, kui seal on näidanud, et see on efektiivne, on ohutu, siis tulevad inimkatsed, 3 erinevat faasi. Need 3 erinevat faasid jällegi võtavad 4 kuni 7 aastat aega, enne kui kõik need andmed lähevad ravimiametitesse Ameerikas, Euroopas ja lõpuks, kui nemad hindavad, et see vaktsiin, et see uus ravim on efektiivne ja ohutu, siis see jõuab turule. COVID-19 vaktsiinide puhul läks see oluliselt kiiremini, sellepärast, et nagu me kõik teame, et see COVID-19 haigus, pandeemia muutis maailma, see mõju nii tervishoiusüsteemile kui ka ühiskonnale on väga suur, sellepärast oli see vajadus huvi vaktsiini kiireks väljatöötamiseks väga suur ja suunas teadusesse väga palju ressursse ja raha. Samas on niimoodi, et see vaktsiini tootmise tehnoloogia on juba aastakümneid teada, et ei ole vaja seda otsast peale uuesti leiutada.
biotehnoloogia abil selgitati väga kiiresti COVID-19 viiruse genoomi ja olulised struktuurid, mille vastu võiks immuunsüsteem töötada. Need erinevad kliinilise uuringu faasid, mis tavaliselt tulevad järjest, alustavad järgneva faasiga alles siis, kui see eelmine faas on lõpetatud. Alustati COVID-19 vaktsiini puhul paralleelselt ja samal ajal edastati ka andmed juba uuringu ajal nii Ameerika kui Euroopa ravitiametisse. Kui nüüd vaadata vaktsiinide toimemehhanismid, siis see, kuidas see põhimõtteliselt töötab vaktsiin, on tegelikult alati sama. Põhimõte on see, et immuunsüsteem tuvastab kas viiruse või bakteri pinnastruktuuri, see on see, mida me nimetame antigeeniks või selle COVID-19 viiruse puhul ogavalku ja saab aru, et see on võõras, et see on ohtlik ja immuunsüsteem hakkab siis selle vastu antikehasid tootma. Seega on vaktsiinide eesmärk kehasse viia kas inaktiveeritud viirust või viiruse osakesi, et immuunsüsteem, mille seda bakterit, viirust juba tutvustada, et infektsiooni puhul oleks immuunsüsteem valmis kohe seda viirust või bakterit ründama. Nii. Ja siin graafiku alumises osas on need 4 erinevat võimalust, kuidas vaktsiinid võivad töötada. Et siin keskmiselt on need inaktiveeritud viirused või viiruse osakesed, mida me saame süstida. Probleem on selles, et kui see viirus on inaktiveeritud, ei saa paljuneda või kui me süstime ainult need pinnastruktuurid, need viiruse osakesed, siis see immuunsüsteem vastus on liiga nõrk, et pidevat immuunsust tekitada. Sellepärast on siin alati vaja lisaained, adjuvants siin inglise keeles, et seda immuunsüsteemi vastust tugevamaks muuta. Teine võimalus on see, et vaktsiinid panevad keharakud ise viiruse või bakteri pinnastruktuurid osakesed tootma ja vaktsiinid, mis seda mehhanismi kasutavad, on kas need DNA või RNA vaktsiinid või vektorivaktsiinid. Ja siin on parema pool näha, et millised vaktsiinid on juba aastakümneid kasutusel. Siin näiteks inaktiveeritud viirus on see influenza või gripivaktsiin. Viiruse osakesi süstime või kasutame B-hepatiidi vaktsiini puhul. Ja nüüd need uued vaktsiinid tegelikult nii väga uus enam ei ole. Just see mehhanism, et me võtame inimesele ohutu viirus ja selle genoomi sisse kirjutatud on osa ohtliku viiruse DNA-st, mille alusel siis keha hakkab viiruse osakesi tootma. See on see Ebola vaktsiin ja seda uuriti aastast tegelikult 2014. Siin tehti kliinilisi uuringuid, mille raames oli 17 000 inimest vaktsineeritud ja seesama vaktsiin oli kasutusel Ebola puhangutes Aafrikas aastast 2016-2019, mille raames olid vaktsineeritud üle 200 000 inimese. Ja see vaktsiin oli efektiivne ja ohutu ja sai Ameerika ja Euroopa Ravimiameti kasutusluba aastal 2019. See tähendab see põhimõte, et me viime kehasse osa viiruse genoomist ja keharakud ise toodavad viiruse osakesi. Seda printsiipi kasutame tegelikult juba mitu aastat. Ja siin on üks ülevaade, mida näitab kõik hetkel kasutusel olevad vaktsiinid. 2 nendest vaktsiinidest on vektorivaktsiinid, see tähendab seda, et
vaktsiin sisaldab inimesele ohutu viirus, mille genoomi sisse on kirjutatud osa sellest COVID-viiruse genoomist, mis kodeerib seda pinnastruktuuri, antigeeni ogavalku ja need teised vaktsiinid, siin RNA-vaktsiinid, kasutavad samuti seda viiruse genoomi, ainult see ümbrik on teistsugune. Ümbrikuna me ei kasuta inimesele ohutu viirust, vaid kunstlikult tehtud rasvamembraani. Et seega kindlasti ei saa hetkel see hirm RNA eest olla argument oodata teise vaktsiini saabumist, sest ka need vektorivaktsiinid sisaldavad osa COVID-19 genoomist. Kuidas nad töötavad nüüd täpsemalt? Nii mRNA-vaktsiinid, see tähendab Pfizer-BioNTech vaktsiin ja Moderna vaktsiin, kui ka vektorvaktsiinid. See on see Oxfordi ülikooli AstraZeneca vaktsiin ja Gamaleya Sputnik 5 vaktsiin. Siin tahaks võib-olla seletada, kuidas üldiselt inimrakkus see valkude proteiinide tootmisprotsess töötab. Meil on rakkus see rakutuum ja rakutuumas on kaitstud, eraldatud meie DNA, see on meie kehaprojekt, mille alusel me toodame kõik erinevad ained ja selleks, et selle DNA informatsiooni alusel proteiine valke toota, on vaja seda DNA informatsiooni viia raku tsütoplasmasse, kus paiknevad need ensüümid, mida selle informatsiooni alusel siis proteiinid valgud kokku ehitavad. Ja selleks on vaja või olemas see mRNA, see on DNA koopia, mida kirjutatakse selles tuumarakus ja transporditakse siis selle tuumamembraani kaudu tsütoplasmasse. Oluline on teada, et see mRNA ei saa liikuda tsütoplasmast tagasi rakutuuma, see on ühesuunaline transport ja samas ei ole inimkehas ensüümi, mis teeb jällegi mRNA-st DNA-d ja see mRNA ei püsi ka igavesti rakus, vaid selle poolitusaeg on mõned tunnid kuni mõned päevad ja siis seda hevitatakse. Nüüd täpsemalt vaadata, kuidas siis need vaktsiinid töötavad. Ma enne juba rääkisin, siin vasakul pool on see koroonaviirus ja teadlased said väga kiiresti selgeks, mis on see ehitus, mis on koroonaviiruse genoom ja mille genoomi osa kodeerib ogavalku. Ja seda nad lõikasid sellest koroonaviiruse genoomist välja, seda saab väga lihtsalt tänase biotehnoloogia abil massiliselt toota ja siis pakivad seda RNA osa ümbrikusse ja see ümbrik võib siis olla kas vektorvaktsiinide puhul inimesele ohutu viirus või RNA-vaktsiinide puhul, Pfizer-BioNTech ja Moderna vaktsiinide puhul rasvamembraan ja seda süstitakse. Mis siis kehas toimib? Need kas rasvapartiklid või ohutud viirused ühinevad inimrakkudega ja need mRNA osakesed lähevad rakkudesse ja inimrakud hakkavad siis tootma ogavalke antigeeni ja rakk näitab neid ogavalke raku pinnal või laseb neid vabaks ja immuunsüsteem tuvastab võõrad ogavalgud ja immuunsüsteem hakkab võõra ogavalku vastu siis antikehasid tootma ja COVID-19 infektsiooni puhul on siis need antikehad, see immuunsüsteem melu juba olemas ja hakkab kohe viirused ja infitseerunud rakkusid hävitama. Muidugi võib küsida, kas COVID-19 on raske haigus ja kas vaktsineerimine on üldse vajalik. Et ma loodan tegelikult siin igapäevasest tööst haiglast te teate, et see on raske haigus. Vaktsiin on kindlasti vajalik, aga ma näitan võib-olla mõned andmed, siin mis pärinevad enamasti sellest esimesest lainest kevadel, et siin näiteks üks
patsienti kohort, 2200 umbes patsienti COVID-19 haigusega Suures Madridi haiglast ja nendest surid 20–25%. Nagu te ilmselt kõik teate, need olid enamasti inimesed, kellel olid kaasuvad haigused. Ja kui vaadata, kuidas see suremus oli nüüd erinevates vanuserühmades, siis on siin näha, et alates 40-ndast, umbes 40-50 eluaastast hakkab see suremus tõusma, oli siin 1,5%. See võib-olla tundub, et on suhteline väike arv, aga kui nüüd näiteks vaadata, et te lennate puhkusele, ühes lennukis on umbes 200 inimest, nendest 1,5% teeb 3 inimest ja teate enne reisi, et 3 inimest 200 ei tule kunagi tagasi. Ma ei tea, mitu inimest tõesti läksid reisile. Nüüd võib muidugi öelda, et me töötame siin haiglas, meil on kõik isikukaitsevahendid olemas, seega oleme kaitstud, me siin nagu haiglas kindlasti COVID-19 haigust ei saa. Kas see on tõesti nii, et selles uuringus võrreldi tervishoiutöötajad ja üldpopulatsiooni ja siin oli näha, et tervishoiutöötajate risk haigestuda oli 3,4 korda suurem kui tavapopulatsioonis. Ja seda vaatamata sellele, et tervishoiutöötajad kasutasid ka adekvaatset isikukaitsevahendid. Et nagu on siin näha, eriti kui nendel oli kontakt inimestega, patsientidega, kellel oli COVID-19 haiguskahtlus või kellel oli COVID-19 haigust, oli see risk ikka 2,4 kuni 5 korda suurem haigestuda. Mõned inimesed väidavad, et COVID-19 haigus ja influenza ei ole väga erinev. On küll, et siin Prantsusmaalt on üks uuring, kus võrreldi COVID-19 kohorti 90 000 patsienti ja influenza haiged 45 000 patsienti. Ja siin on selgelt näha, et see haiguse kulg COVID-patsientidel on oluliselt raskem. Nad vajavad rohkem intensiivravi, nad vajavad rohkem mehaanilist ventilatsiooni ja see haigla sisene suremus, et patsientidel, kes olid hospitaliseeritud, oli peaaegu 3 korda suurem ja seda näitavad ka siin need diagrammid. Siin umbes alates 50. eluaastast hakkab see patsientide osakaal oluliselt tõusma, kes vajavad intensiivravi ja ka, nagu me kõik teame, suremus oluliselt tõuseb, aga see ei puuduta ainult või vähemalt selles kohordis ei puudutanud ainult eakad inimesed, vaid ka lapsi, et ka laste seas oli osakaal, kes vajas intensiivravi, kellel oli COVID-19 haigus võrreldes influenzaga oluliselt suurem ja kahjuks ka suremus oli nendel patsientidel suurem. Muidugi see COVID-19 haigus on väga uus, meil ei ole veel ravimid, see oli see esimene laine, me õpime iga päev juurde ja loodetavasti saame siin suremust saame allapoole, aga vähemalt hetkeseisuga saab kindlasti öelda, et COVID-19 haigusel on raskem kulg kui influenza. Kas nüüd vaktsineerimine hoiab haigestumise ära, kas ma võin haigust levitada ka pärast vaktsineerimist? Siin tahan näidata seda 3. faasi Pfizer-BioNTech vaktsiini uuring, mille alusel siis nii Ameerika kui Euroopa Ravimiamet lubasid seda kasutusele võtta. Selles uuringus vaktsineeriti peaaegu 44 000 inimest, pool nendest said vaktsiini, pool nendest said placebot ja vaadati, kui efektiivne see vaktsiin on ja siin on selgelt näha, et pärast teist vaktsiini haigestuvad need inimesed, kes on placebot saanud palju sagedamini kui need inimesed, kes on vaktsiini saanud ja see efektiivsus oli seda
sümptomaatilist COVID-19 haigust ära hoida, oli 95%. See vaktsineerimine toimus eelmisel aastal juulis kuni novembrini. Pärast vaktsineerimist jälgiti patsienti umbes 2 kuud, et seega me teame, millised kõrvaltoimed võivad 2 kuu jooksul peale vaktsineerimist esineda. Tehtes on teada seda, et selles uuringus oli see COVID-19 haiguse definitsioon sümptomaatiline haigus, see tähendab palavik, köha ja nii edasi, pluss positiivne COVID-test. Seega me kahjuks ei tea täpselt, kas see vaktsineerimine kaitseb ka asümptomaatilise COVID-nakkuse eest, et on kuni 40% nendest patsientidest. Ka need inimesed levitavad viirust ja ei ole nagu täpselt teada, kui efektiivselt takistab vaktsiin haiguse levikut. Mis olid selles uuringus kõrvaltoimed? Need olid need tavalised vaktsineerimisega, ka gripi vaktsineerimisega seotud kõrvaltoimed, valu süstimiskohal, palavik, vesimus, peavalu esines 16–80% patsientidest ja oluliselt sagedamini kui platseeborühmas, aga oluline on see, et rasked kõrvaltoimed, inglise keeles on need SAE-d või Severe Adverse Events, see tähendab surm, vajadus patsienti hospitaliseerida peale vaktsineerimist, seal erinevust ei olnud. Lühiajalised kõrvaltoimed, need peaksid selle uuringu raames olema tuvastatud sagedusega kuni 1 juhtum 10 000, et seega tegelikult väga harva esinevad kõrvaltoimed peaksid olema tuvastatud. Pikaajalisi kõrvaltoimed, nende suhtes me hetkel tegelikult midagi ei tea, kuigi need esimesed patsiendid, kes said vaktsiini juulikuus, see oli pool aastat tagasi, et need on ikka jälgimise all. Anafülaksia esimene sagedus Ameerika Ühendriikide andmetel esineb anafülaksia umbes 100 000 manustamisest ja inimestel, kellel on tavaline allergia, atoopia, ei ole suuremat riski. See allergia on allergia, kui tekib see anafülaksia polüetüleenglükooli vastu, see on selline lisaaine, mida sisaldavad ka teised ravimid, kosmeetikatooted, et seega kui teil on tõesti selle vastu allergia teada või teil on varem kõik millisel põhjusel anafülaksia esinenud, siis kindlasti peate enne allergoloogiga või infektsionistiga rääkima, aga kõik teised inimesed, kellel on tavaline allergia, võivad ennast kindlasti lasta vaktsineerida. Ja see on nüüd see eilne seis, mitu doosi on maailma tasandil juba vaktsineeritud, neid on üle 60 miljoni, et seega ei saa ka kindlasti öelda, et on ainult väga vähesed inimesed vaktsineeritud ja me üldse ei tea, mis selle vaktsiiniga toimib. Nädal aega tagasi oli see arv ainult 60 miljonit, seega iga nädalaga tulevad väga palju inimesi juurde ja uued teadmised juurde. Üks oluline küsimus on see, kas see vaktsiin mRNA muudab minu DNA-d, siin saab kindlalt öelda ei. See mRNA, nagu ma enne juba rääkisin, ei saa liikuda tsütoplasmast rakutuuma tagasi, see on ühesuunaline transport ja inimkehas ei ole ensüümi, mis teeb RNA-st jällegi DNA-d. Nüüd see küsimus, kas vaktsiin on rasedatele ohtlik, tekitab viljatust, kas COVID-19 haigus mõjutab rasedust. Et selle küsimuse alus on tegelikult internetis levib info, et see ogavalg, mida vaktsiinid toodavad, sarnaneb platsenta valguga syncytin 1. Seda veedavad mõned teadlased ja küsimus on, kas see võib tekkida autoimmuunreaktsiooni platsentarakkude vastu, abortinfektiivsus. Enamus ekspertidest ütlevad, et see sarnasus on liiga väike, et autoimmuunhaigust tekitada ja enamus ekspertidest ütlevad, et need autoimmuunhaigused ei ole haigused, mida tekivad siis alles 2 või 3 aasta pärast, vaid suht lühikesel ajal peale vaktsineerimist, 2-3 kuu jooksul, et seega kui see tekiks, äkki mõned juhtumid peaksid juba teada olema. Kui see väide on õige, siis võib
põhimõtteliselt sama probleem ka tekkida COVID-19 infektsiooni foonil, sest ka sel juhul läheb see viirus RNA meie keharakkudesse, kuigi selles 3. faasi uuringus, Pfizer-BioNTech uuringus ei tohtinud rasedad patsiendid, inimesed osaleda, tekkisid siiski uuringu ajal 23 rasedust ja nendest olid 22 probleemideta. Üks rasedus katkes, aga see oli platseebo rühmas ja vaktsiini uuring rasedatel on plaanis. Mida me teame nüüd COVID-19 haigusest raseduse ajal? Et andmed jällegi Ameerika Ühendriikidest jaanuarist kuni oktoober 2020 viitavad sellele, et rasedatel naistel on COVID-19 haiguse kulg raskem, nende risk vajada intensiivravi oli 3 korda suurem, suremuse risk oli 1,5 korda suurem ja metaanalüüsid, mida võtavad väga palju erinevad uuringud kokku, viitavad ka sellele, et raseduse kulg võib olla COVID-19 patsientidel raskem, rohkem keisrilõiked, olid 3 korda rohkem enneaegseid sünnitusi COVID-19 patsientidel ja laste madalam kehakaal. Muidugi me ei tea hetkel, kas see on puhas see viirusinfektsiooni põhjus või kas võib-olla arstid käitusid teistmoodi rasedatel, kellel on COVID-19 haigus, aga need on need andmed, mida meil hetkel on ja kindlasti tulevad kogu aeg siin andmed juurde ja tulevikus saame selle kohta rohkem öelda. See transmissiooni risk, see tähendab seda, et laps ema kehas saab viirust, kui ema haigestub, oli väga madal, 5,3%, samas leiti COVID-19 viirust ka platsentas ja rinnapiimas. Kui seda kõik kokku võtta ja kaaluda argumendid vaktsineerimise poolt ja vastu, siis võib kindlasti öelda, et COVID-19 on tõsine haigus ja selle suremus on suurem kui gripi korral. Suremus tõuseb oluliselt alates 40. eluaastast, kuigi muidugi kui te olete väga noor, vanuserühmas kuni 40 on suremus isiklik risk väga väike. Vaktsiin hoiab uuringute alusel väga efektiivselt ära sümptomaatilise COVID-haiguse, kuid muidugi me ei tea hetkel, kas vaktsiin hoiab ära ka asümptomaatilise COVID-haiguse. Need uuringud käivad ja andmed selle suhtes tulevad. Seega ei ole hetkel selge, kas see vaktsiin takistab ka haiguse levikut. Samas me teame, et asümptomaatilised patsiendid COVID-19 infektsiooniga levitavad viirust vähem kui sümptomaatilised 42% võrra. Seega on tõesti see lootus, et kui me oleme vaktsineeritud, isegi kui me haigestume siis asümptomaatiliselt, me seda viirust nii ei levita. Me ei tea täpselt, millised on väga harva esinevad kõrvaltoimed ja pikaajalised kõrvaltoimed, kuigi hetkeseisuga on üle 60 miljoni doosi juba manustatud, üle 20 000 BioNTechi Pfizeri vaktsiini puhul uuringu raames. See on väga suur hulk ja seega kõrvaltoimetest me siiski teame juba suhteliselt palju. Selle alusel saame öelda, et rasked kõrvaltoimed nagu anafülaksia esinevad väga harva. Me ei tea täpselt, kuidas see vaktsiin mõjub rasedatele lootele. Need uuringud alles tulevad, kuid me teame, et COVID-19 haigus võib olla ka seotud raseduse tüsistumisega. Üks oluline argument ennast lasta vaktsineerida on kindlasti see, et 7 päeva pärast teist vaktsiinidoosi ei pea ka kontakti puhul enam karantiini jääma, vaid võib edasi tööle minna. Siis väga oluline punkt minu meeles on see eetika. On medtöötajana kohus patsiente kaitsta ja kui me haigestume, kui me anname viirust edasi siin haiglas, siis see ei puuduta ainult seda patsienti, kellele me seda viirust edasi anname, vaid nagu me teame ka tervet osakonda, ravijärjekorda, me peame osakonda kinni panema, kui me tuvastame seal COVID-19 haigust, et see mõju, kui me viime
seda viirust siia haiglasse on väga suur. Samas ühiskondlikud eetilised küsimused, kas on tõesti õige lasta teistel ennast vaktsineerida, võtta seda riski ja meie isiklikult saame sellest kasu, kui see viirus enam ühiskonnas niimoodi ei levi, aga ise me seda riski ei võta. Sellele küsimusele peab igaüks ise vastama. Ja siis on sellised väiksed kõrvalküsimused, aga mida võivad võib-olla teatud inimestele olla väga olulised. Näiteks, kas reisimine on tulevikus ainult vaktsineerituna võimalik. Seega ma loodan, et ma sain selle ettekannega teile kõige olulisematele küsimustele arusaadavat vastust anda ja saate selle alusel oma otsust langetada ja loomulikult loodan, et selle ettekanne alusel otsustavad mõned inimesed vaktsineerimise kasuks. Aitäh!